Igal aastal korraldatakse üle Eestimaa kõikvõimalikke konkursse. Küll valitakse kaunimat kodu, küll kaunimat koduaeda. Viljandi vald võttis kätte ja tegi aga hoopis omamoodi konkursi. Nimelt otsitakse üle valla peldikut. Meil on ju tõesti, nagu sa juba mainisid, neid konkursse erinevaid, kauneid, aga need nii-öelda siis peldikud või välikäimlad on kuidagi tahaplaanile või unarusse jäänud. Aga ometi on nad ju nii eriilmelised, nii ütleks isegi kaunid teosed, sest et tihti on nad ju kokku klopsitud materjalist, mis on parasjagu kuuri all saada ja sealt see teos tuleb ja nii see teoks saab. No üks, mis on nagu üllatusena tuli isegi üks BMW pilt. Vastab tõele, et kõige esimene pilt, mis meile laekus, oli tõesti siis Viljandi vallavalitsuse liikme postitus, kus ta siis saatis meile oma autos pildi BMW-st ja kirjutas juurde, et ilge peldik. Kui veel möödunud sajandi algul oli igas korralikus majapidamises peldik, mitte ei käidud enam põllu peal vao vahel, siis tänapäeval on välikäimla pigem haruldane. Ning muidugi iga kemmerguga käib kaasas ka oma lugu. Nii, nüüd ta siin on, nagu ta on. Ja seda samuti taaskasutusmaterjalist. Iga kord, kui käid, pannakse saepuru ja seda sinna peale korrale. Ja siin on ka nagu need lõhnaküünlad, eks ole. Välipeldik on ikka tähtis. Välipeldik peab olema. Ja kui ma väike olin, siis isa, ema, vanaema rääkisid, kui hakati talu ehitama, maja ehitama. Esimene aeg oli peldik. Ei, tegelikult see ei ole ikkagi igapäevane meil, et kui külalised käivad, siis nad käivad siin WC-s, peldikus ja pissuaaris maja taga, et ei ole vaja igaüks siin kuskile põõsa taga lasta, et on vähemalt koht, kuhu saata külalisi. Paistu kiriku juures oleva peldikuga käib kaasas selline lahe story, tuleb välja, et see on ühe korraga maha põlenud või? Ei, üleni ei põlenud, tähendab, poisid käisid siin suitsu tõmbamas. Siin oli väike selline põhupall ja siin istusid ja siis minu isa elas veel siin ja siis likidelt ta nägi ju. Ja tema hoidis seda korras sellel ajal kõik, siis käisid kõik siin. Ja poisid hakkasid panema ja isa ajas muidugi ära siin. Ja ta täitsa suitsu kõvasti tuli ikka siin ja väga ohtlik oli. Inimesed võib-olla võiksid mõelda ka selle peale, et kui nad vaatavad oma veearvet, siis tõenäoliselt suur osa sellest läheb just veekloseti arvele, et iga tilga peale tõmmatakse 5 liitrit vett, et sealt see arve tuleb. Aga peldikus sellist arvet sulle ei tule.